Tallinna linnavolikogu simulatsioon on Tallinna linna noortevolikogu, Mustamäe noorteparlamendi ja tegusate Eesti noorte ühisprojekt, millest võtab osa üle 100 ühiskonnateadliku noore. Tallinna linnavolikogu simulatsioon on siis üritus, mis ühendab siis noori teemadega, mis on päevakohased. Et arutleme ja leiame uusi ideid ning viime need ellu. Näiteks noorsootöö alal leiame, kuidas noorsootööd paremini edendada. Viime selle siis volikokku ja kui volikogu arvab, et see on hea idee, siis see võetakse käiku. Tallinna linnavolikogu simulatsioon kestab 4 päeva. Esimesel päeval leiavad aset rühmaehituse mängud ning tutvumispidu Hoptoni majas. 2. ja 3. toimuvad elavad arutelud nagu päris linnavolikogus ning viimasel päeval kaitstakse valminud arengukavu Tallinna linnavolikogus päris poliitikute silme all. Milliseid teemasid ja projekte siis arutatakse? Meil on 6 komisjoni esmapilgul oli, nüüd me ilmselt äkki muudame neid natukene vähesemaks, liidame neid ja iga komisjon siis püüab teha oma inimestega, kes siis sinna komisjonidesse kuuluvad, luua eelnõu, et see edastada siis linnavolikogu ja et see saaks ka lahenduse leida. Et täpsemad teemad selguvadki tegelikult juba homme, kui me hakkame nendega töötama. Te nagu ette pole mitte midagi otsustanud, et lasete noortel endal need teemad välja tuua? Meil on komisjoni juhtidel on mõned teemad välja mõeldud, et aidata siis noori käima saada, aga mida mina isiklikult soovin, et noored tuleksid enda ideedega välja, mitte et meie hakka neile ette ütlema, mida tuleb teha. Noortevolikogu esimees ütles meie uudistele, et parimad noorte projektid on saanud varasematel aastatel Tallinna linnavolikogu ka eelarve, et noorte ideed ellu viia. Istumegi noortega maha ja tund aega panemegi sellele, et siis teemad välja mõelda, et näiteks ütleme transpordikomisjonis, et tulevad seal näiteks jalgrattateede parandamine, tulevad seal ööhistransport või midagi sellist, et komisjoni juht ainult suunab ja noored annavad sisendi. 3 aastat tagasi, kui üheks teemaks oli graffiti, siis noortevolikogu väga aktiivselt tegeles sellega ning jõudsime sinnamaale, et Tallinna linn rahastas meid 10 000 euroga, et luua Lasnamäel esimene legaalne Tallinna graffitisein ja see oligi just simulatsiooni sisendi tõttu. Mis puudutab olla seda ideede küsimus, siis tihtipeale poliitikud teevad otsuseid, mis puudutavad noori, aga me ei tea, kas see läheb noortele korda. Nüüd on siis reaalne võimalus kuulata noored ära, me ootame erinevaid mõtteid, mida lennukamad, seda võib-olla paremad, ja loomulikult need mõtted, mis on reaalselt ka võimalik teostada, tulevad siis linna volikogu saali arutelu alla. Ma arvan, et kogu Tallinna linna noorte volikogu liikmete seast sirguvad tulevikus poliitikud ka. Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis on moodustatud Tallinna linnavolikogu juurde. Linnavolikogu simulatsioon kestab kuni esmaspäevani.